Tere jälle! Täna on aeg sealmaal, et räägin sulle sellest, kuidas sa PowerPointi kasutades omaenda esitlust kihva saad keerata. Just nimelt, mitte kuidas sa hästi saad teha, vaid kuidas sa PowerPointi abil oma esitlused kihva saad keerata. Ma olen kuidagi aru saanud, et mõnele inimesele ei tasu rääkida sellest, kuidas asju tegema peab, vaid peab rääkima just vastupidi, kuidas teha ei tohi. Nii et 10 peamist moodust, kuidas sa oma esinemist PowerPointi kasutades kihva saad keerata. Ja olgem ausad, PowerPoint annab sinule selleks ka kõik head võimalused otse kätte. Ma toon välja 10 asja. Need ei ole nüüd mingisuguses tähtsuse järjekorras, vaid niimoodi, kuidas nad siin parasjagu tulevad. 10 asja, mida soovitan kasutada selleks, et oma esinemist, mitte just kõige paremini ära teha. Asume aga siis asja kallale ja esimene nendest asjadest on siin. Soovitan sul kasutada sellist graafikat ja selliseid värve, mis omavahel absoluutselt kokku ei sobi. Näiteks kindlasti kasuta omavahel mingit punast ja rohelist või punast või musta, midagi sellist, mis kuulajate silmi hirmsasti häirib või kuulajate silmi ära tapab. Muidugi, kui sa oled mingisugune Photoshopi hull inimene, siis annab sellega tegelemine võimaluse sul tundide kaupa mingisuguseid kihvte taustasid valmistada. Ja nii, et selle asemel, et keskenduda oma slaidi sisule, saad sina möllata selle kallal siin ja mõelda, et kas see valge laigukene on just täpselt selle koha peal, kus ta peab olema. Kas ta on just võib-olla ka teise koha peal. Kasuta hullu graafikut. See on esimene võimalus. Teine asi, paljude esinejate lemmikud, tabelid ja graafikud. Mida segasemad tabelid ja mida hullemad graafikud, seda parem. Muidugi ei tasu nendega ka koonerdada, mida rohkem, seda uhkem. Tee ikka umbes sellise valemiga 5 tabelit, 1 graafik ja pool slaidi teksti. Kui sa kasutad tabeleid ja graafikuid, siis annab see sulle võimaluse neid lahti selgitada. Sa saad seletada 10 minutit millegi üle, mis tegelikult ei ole oluline ja mis on eriti tore. Kuulajaid see hirmsasti väsitab, kuulajaid see tüütab ja kui sa nende numbrite, arvudega ja statistikaga eriti hulluks lähed, siis ainuke statistika, mis neid huvitama hakkab, on see, et mis kell sa lõpetad. Nii et number 2 võimalus, kasuta tabeleid ja graafikuid. Muidugi võid sa seda hullu sellise taustaga ju segada. Jälle üks võimalus juures. 3. võimalus. Tunned sa selle siin ära? See vist on küll 2/3 esinejate lemmik. Ehk siis võtta mingisugune konspekt, teha siit copy ja panna paste otse selle sama ekraani peale siia või slaidi peale. Mõnikord võib juhtuda, et sa näed, et paar rida just nagu ei mahu sinna slaidi peale ära ja sul on 2 võimalust, et kas vähendada teksti suurust või panna see paar üleolevat rida kuhugi järgmise slaidi peale. Meenutame, mis on praegune eesmärk. Eesmärk on esitus kihva keerata, seega ära tunne mitte mingisugust vajadust need 2 üleolevat rida kuhugi teise slaidi peale panna. Vähenda kirja suurust. Ja kui sellest veel vähe on abi, siis loe kõik see monotoonselt maha. Täiesti monotoonselt. Ühes loengu tsüklis ma siin juba rääkisin, et nagu rongisõit. Teinekord võib tunduda sulle, et ma pean publikut ju ka kaasama. Kuidas sa seda siin eriti hullul moel teha saad? Ütled näiteks, Merike, palun lugege see esimene lõik ette. Ja nüüd Merike loeb hästi tuimal ilmel selle esimese lõigu ette ja nüüd sa ütled, Mati, lugege tee teine lõik ette. Te teed sellise toreda lugemistunni, kaasates publikut. Kui sa võtaksid vaevaks ja küsiksid selle inimese käest, mis tal sellest loetud lõigust meelde jäi, siis sa näed, et tõenäoliselt mitte kui midagi. Et 3. võimalus, kasuta lausteksti ja loe see monotoonselt ette. 4. võimalus, kasuta efekte. Kui Microsoft on oma PowerPointi pannud paarsada efekti, siis ta ei ole seda sinna ju niisama pannud. Ta on need pannud ikka sellepärast, et kõik inimesed neid kasutaksid. Nii et kasuta. Kui see esimene efekt tuli siia praegu mingit pidi tiirutades,
siis järgmine efekt tee kuidagi nii, et ta tuleb vasakult tuhisedes ja siis järgmine efekt tuleb ülevalt alla. Slaidide vahetused ka tee säbrutades. Tee ikka niimoodi, et iga rida või iga slaid tuleb erineva efekti. Sest see on hea mõte, kui PowerPointis on need võimalused olemas, tuleb neid ju kasutada. Ja kuivõrd eesmärgiks on esitlus kihva keerata, siis kindlasti seda tee. Millised ovatsioonid, eks? 5. võimalus, ära koonerdage heliefektidega. Nii et kui sul mingisugune rida tuleb säbrutades, siis pane sinna ka heliefekt kohe taha. Noh, nagu näiteks see plaksutamine. Järgmise rea juurde võid juba panna, ma ei tea, mingi pidurikrigina või mingi muu vilina. Kui sa õigeid heliefekte ei leia, siis otsi oma MP3 failidest. Sa võid ju ka mingi muusika sinna taha panna. Miks tavaliselt neid heliefekte kasutatakse? Arvatakse, et nüüd ma äratan publikut üles. Okei, ma olen nõus, kui sa seda 1 või 2 korda teed, võib ehk isegi mingit pidi töötada. Aga meie eesmärk on esitlus kihva keerata, seega iga rea, iga slaidi juures erinev heliefekt. Järgmine. Vaatame siia. Kas nägid, kui toredasti see tiirutas üle nende slaidide siin? Mida ma soovitan teha? Ära koonerda ka sellega, eks ju. Et kui sa lased neid efekte kasutusse, siis tee niimoodi, et ta tiirutab ühtepidi ja siis tiirutab teistpidi. Ja mis on eriti tore siin juures on see, et publik on nagu jahimees, et üritab kuidagi seda slaidile pihta saada, sest ta muudkui tiirutab sedapidi, tiirutab teistpidi. Nii et see on tore efekt, kui need üle erinevate tekstiosade liiguvad need read. Järgmine asi, minu lemmik. Seda annab ühildada veel ka toreda trükimasina klõbinaga. Et tuleb selline tähehaaval ette ja siis on trükimasina heliefekt seal taga. See on eriti hea efekt minu meelest. Kui sa siit tahad veel natukene rohkem edasi minna, siis PowerPointil on ka selline efekt, kus tähed kukuvad alla ja siis nad vedrutavad siin natukene. See on eriti kihvt moodus publikule närvide peale käimiseks. Nii et efektid. Siin juures on sul ka veel üks enesekontrolli moment olemas. Nimelt, kui sa esinema lähed ja oled ohtralt efekte sinna pannud, siis pane tähele, et kui sa 10 minutiga ei ole suutnud publikut hulluks ajada, siis oled sa ebaõnnestunud. Mine koju ja pane efekte juurde. Muidugi pane sinna juurde veel ka graafikuid, pane juurde tabeleid ja kõik see miksi kokku halva kujundusega. Sest sinu eesmärgiks on ju oma esitlus kihva keerata, eks? Okei, lähme edasi. Veel mõningad toredad punktid on ju jäänud. Nii et punkt number 8. See on nagu mingisugune teletopp siin, eks ju. Punkt number 8. Kasutas taimerit. Neile, kes ei tea, mis on taimer, siis ma selgitan. PowerPointil on selline kihvt võimalus juurde pandud, et noh, see on selline laisa inimese värk, et sa ei pea käima ja klõpsima seda slaidi vahetust seal kogu aeg. Vaid sa saad häälestada selle nii, et näiteks esimene slaid vahetub ise automaatselt umbes minut 20 pealt. Teine slaid 2 minuti 30 pealt ja nii edasi. Ja kodus, kui sa harjutad, siis ma kinnitan, kodus töötab see alati. 10 korrast 10. Millegipärast ma olen tähele pannud, et 10 korrast 9 see siin saalis, kui sa esinema pead, ei tööta. Ja mis seal siis tavaliselt juhtub? Sa tuled siia ette, hakkad rääkima. Ja võib-olla esimesed slaidid vahetuvad ka korralikult. Aga mis selle asja vussi keerab, on see, et niipea kui keegi saalist esitab sulle mingisuguse küsimuse, hakkab see slaid oma elu elama. Nimelt sa seal üritad vastata sellele küsimusele ja nüüd näed, slaid kihutas minema. Sa hüppad oma arvuti juurde, kerid selle slaidi tagasi ja räägid oma vastust edasi. Mingil hetkel sõidab see slaid uuesti minema ja sa jälle hüppad siia ja jälle kerid selle slaidi tagasi. Muidugi kihva keeramise seisukohast on see selline täielik win-win olukord. Sellepärast, et publikut ajab ilmsesti närvi see, et tuleb slaid, läheb slaid, tuleb slaid, läheb slaid. Päris täpselt aru ei saa, miks see sama slaid kogu aeg käib. Ja muidugi ajab see ka sind närvi, sellepärast, et asi ei tööta nii, nagu sa oled harjutanud. Aga kihva keeramise seisukohast on see ju oluline, eks? Okei, punkt number 9. Vaata seinale. Või siis arvutisse. Või siis aknast välja. Kui sa aknast välja vaatad, siis soovitan seda teha umbes nii.
just nagu näeksid sa seal midagi põnevat. Ja kui sa selliselt käitud, et vaatad ükskõik kuhu, ainult mitte oma kuulajate poole, siis on kindel see, et ka nemad ei viitsi sind kuulata ja see ongi ju sinu eesmärk. Milleks? Jällegi win-win olukord, sina saad oma asjad näidatud ja tegelikult ega siin win-win ei ole, nemad on ikka kaotajad. Aga mis sinul sellest? Et see oli punkt number 9 ja selle topi viimane on, mida rohkem slaide, seda uhkem. Võid kindlana kohe kasutada sellist valemit, et vähemalt 3 slaidi minutis. Ja nüüd, kui sa mõtled 3 slaidi minutis ja mul on pooletunnine esitlus vaja teha, 90 slaidi. Tundub paraseks olevat. Aga samas, milleks koonerdada, panem ikka 100 täis. Ja nüüd, kui sa oma pooletunnise esitluse lõpetad, siis ainuke, mis kuulajatel sinu esitlusest meelde jäi, on see, et kole palju slaide. Need olid 10 võimalust, kuidas sa PowerPointi kasutades omaenda esitlust kihva saad keerata. Need 10 punkti, mis ma välja tõin, on just need 10 punkti, mille kohta ma olen tähele pannud, et just kõige rohkem neid vigu tehakse. Võib-olla on sul siit midagi õppida, aga eelkõige, mida sa peaksid just näitlikustamise seisukohast õppima, on see, et kui sa oma esitluse valmis teed ja sellega välja tahad tulla, siis eelnevalt vaata kodusse läbi ja mõtle, kas see on midagi sellist, mida ma ise kuulajana näha tahaksin. No näiteks, kui sa kodus klõpsid ja harjutad ja näed ühel hetkel, et paganat, aga ma loen ju maha kogu aeg. Ja siis sa mõtled, aga mulle ei meeldi, kui teised esinejad maha loevad. Järelikult ma teen midagi valesti. Või siis vaatad kodus oma esitlust kriitilise pilguga ja mõtled, et graafika on kehv, ma pean midagi muutma. Siis saad sa seda juba kodus ära teha, eks. Nii et õpi, kuidas võiksid sa tehnikat kasutada, õpi, kuidas PowerPointi korralikult kasutada ja muidugi õpi ka seda, kuidas on võimalik selle abil oma esinemist kihva keerata. Näitlikustamise ja muu avaliku esinemisega seotud teema kohta leiad sa rohkem infot minu kodulehelt ja see asub aadressil www.avalikeesinemine.net. Alati võid mulle ka märku anda, kui sa seal mingid põnevaid teemasid leiad, millest tahaksid pikemalt rääkida ja muidugi võid alati mulle omaenda esinemislugudes kirjutada. Seniks aga jääme jälle nägemiseni.